Martin, kõigepealt palju õnne, väga suureskooriline 7-0 võit täna Viljandi üle ja loomulikult teeb rõõmu ka asjaolu, et said jalavalgeks meie eest. Kuidas mängu kommenteerid? Aitäh kõigepealt, et mäng oli meeskondlik ja suutsime näidata ilusat jalgpalli, tehnilist jalgpalli, kvaliteetset jalgpalli, suutsime vastase üle mängida ja võimalused ära lüüa ja muidugi see suureskooriline võit nagu teeb eriti meile ja tuju heaks, et kiidusõnad siin tervele meeskonnale ja tegime hea mängu. Kas selline hea tuju ja väravasoon tuli osaliselt ka võib-olla selle pealt, et lõpuks jõudsime nii-öelda kaua oodatud murule ja õigele koduväljakule? Eks kindlasti, et see mäng siin oli nagu minu esimene selle staadioni peal, et oma uue koduklubi eest, et eks uhke oli muidugi mängida sellise staadioni peal ja õhkkond oli väga hea, et ma arvan, et sain nagu kindlasti juurde. Esimesed 2 väravat saite kiiresti ära ja pärast seda tundus, et leidsite ka sellise voolavuse mängus. Kas olete nüüd muru peal treeningud saanud läbi viia, et on juba selline murutunnetus on meeskonnal olemas? Jaa, kindlasti, et oleme siin nädal aega muru peal teinud, et ma arvan, et sain kindlasti palju juurde, et see treeningiväljak nagu on võib-olla suti halvem, kui on siin see A. Le Coq Arena muru, aga muidugi, et sain ikkagi, ma arvan, meile eelise. Kuidas üleüldse, et sisse oled elanud siin? Esimene ring alustasid ka siin mänge põhirivistuses ja vahepeal olid ka vigastusega kimpus, aga kuidas üldine pilt on sul? Ma olen väga rahul, et meeskond on hästi vastu võtnud ja siin ma olin päris palju vigastusi olnud, olen eemal olnud, et nüüd ma tunnen, et lõpuks ma olen vormis tagasi ja olen hästi sulandunud meeskond, et mind on hästi omaks võetud ja nauding on mängida sellises meeskonnas. Suurepärane, aitäh sulle, Martin, ja edu kindlasti! Aitäh! Jürgen, täna 7-0, et numbrid küll räägivad enda eest, aga ma usun, et pealtvaatajatel ja inimestel oli pigem hea meel näha seda voolavust, mis täna meie ründemängus oli. Kuidas sa seletad, millega me need käigud täna Viljandi selja taha leidsime? Ütleks isegi, et see nagu väga selles mõttes midagi müstilist ei ole, et see on see, mida me oleme trennis teinud, mängijad on nende asjade kallal lihtsalt vaeva näinud, et kes individuaalselt mingid asju rohkem meeskondlikud, et seda oli selles mõttes meil treenerid ja ma arvan ka mängijatel nagu hea näha, et see, millega me oleme tööd teinud, see on peegeldumas ka väljakul. Kas natuke tuli kergelt võib-olla täna see esimene murumäng meile kätte, et ise ootasite, ma usun, raskemat partiid, eriti arvestades viimast kohtumist Viljandis? Ma ei ütleks, et ta nagu tuli meile kätte, ega Viljandi ei andnud meile midagi lihtsalt, ma arvan, et mängijad ka ikka pingutasid ka selle nimel, et ta paistaks nagu lihtne, et tegelikult ma arvan, et seal väljakul ei olnud nii lihtne olla, sest et muru tõesti ei olnud võib-olla nii kvaliteetne ja nii kiire, et see nõudis päris head keskendumist. Täna väravalööjate seas ka Martin Miller, kes esimese sai meie eest kirja, Sorga, Lepik, et nii-öelda uued näod on väga hästi meil pildile tulnud, et kuidas sa tunned, on nad treeningutes samamoodi sisse sulandunud kenasti? Jaa, treeningutes ei ole küsimust, et see on, ma arvan, nüüd neile eriti hea tunne, kui sa ikkagi lööd Flora eest siin A. Le Coqil värava, et ma ütleks üldsegi, et kõik ründajad ründavad mängijad täna said väravale pihta, nii et selle eest aitäh neile. Järgmine mäng Narvas, et kui mõelda, siis kindlasti tuleb hoopis teisest puust mäng. Jah, seda kindlasti, et Narva on teistsugune meeskond ja nagu on ka tabelist võib-olla näha ja eelmine mäng ka, ega ei ole nagu kerge, ütleme, nende vastu kellelgi kindlasti, et ma ei oska sulle öelda täpselt, milline mäng see tuleb, aga ega me Viljandi vastu ka ei oodanud, et see tuleb nagu nii kerge, et siis jällegi see on mängijate enda kätes, ma arvan ka, kui raskeks me osati selle elu ise teeme. Suur aitäh sulle, Jürgen, ja meeskonnale edu! Jah, kõik head!